Ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on käes meil reede, väga üllatuslik, 27. veebruar. See nädal kuidagi seoses sellega, et see vabariigi aastapäev oli, ma ei tea, kuidagi väga veider on, et praegu on reede, ma ei ole terve nädal aru saanud, mis päev on, aga on kodukontori päev ja tegelikult väga siuke tore nädal on olnud, sest oligi esmaspäeval see poolik tööpäev läks nii kiiresti. Teisipäeval oli lihtsalt siuke tunne, nagu oleks jälle laupäev olnud ja lihtsalt sai väga palju chillida. Kolmapäev oli siuke trenni ja kontoripäev. Eile oli mul ka kontoripäev, aga ma läksin peale tööd massaaži elus esimest korda ja siis läksime veel ühega sinna Ringspaasse, kuna me töö juures saame Stebi kaudu sealt neid pileteid osta ja meil hakkasid need mõlemad aeguma. Nii et tegime siukse väga relaxing õhtu ja siuke ongi olnud see nädal. Ja nüüd, nagu ma ütlesin, ma olen kodukontoris. Mul on vaja täna mingi hetk oma jooks ära teha, ma ei tea, kuidas see välja näeb, sest õues on täiesti jääväli. Et kas ma lähen täiesti täna lindi peale jooksma, aga ma otsustan seda jooksvalt. Ja siis on lihtsalt siuke kodune päev ja kuigi nagu on olnud rohkem kodune nädal, siis mul on ikka kuidagi see tunne, et kui ma olen mitu päeva kontoris ära olnud, siis on kuidagi nii hea see reedene kodukontori päev. Et tegin siin just omale võileiba, mis ootavad mind seal ja nüüd on aeg kohvi jaoks ka. Aga kuna meil on ikka tõsised ehitustööd on käimas, uued riidakad valmivad, siis lihtsalt see vibratsioon on praegu seal toas nii hull, et ma ei saa rääkida. Et jah, väga põnev. Ma ootan juba lihtsalt praegu seda, et me hakkaks neid hekke istutama, sest ma tunnen, et nüüd on aeg, kus neid on varsti kohe vaja, sest need töömehed on lihtsalt 24/7 seal akna taga. Aga me ei lase ennast sellel häirida, meil vähemalt on kardinad, mida meil korteris ei olnud. Ja lähme teeme kohvi. Ma ostsin nädalavahetusel üle pika aja kaerapiima. Ma tavaliselt olen see inimene, kes sööb lihtsalt mingi almapiimaga kohvi. Aga mul oli siuke tunne, et ma tahaks, et mu kodune kohv maitseks nagu veits paremini ja lihtsalt see masin ei teegi mingit mega head kohvi enam, aga lifehack on selline hea piim ja see on siis karamelli maitseline. Ma nii kaua otsustasin, sest ega mulle tegelikult mingi mega magus kohvi ei meeldi ka, aga ma tunnen, et see ja minu masina kohv käivad päris hästi kokku, nii et let's make some coffee. Ja mul on siin ilusti külmkappis valmis mingid tortilla taskud, mida Mark Aire õhtul tegi. Ma ei tea, ta üldse siin on nii palju kokanud, et mul on nii palju süüa võtta kapist, aga see on alati tore. Ja millegipärast see teiste tehtud toit tundub alati minu meelest parem kui see, et ma teaks, et ma ise tegin mingit lõunat endale valmis. Ma ei tea, ühesõnaga siin on sellised väiksed tortilla, ma ei mäleta, kuidas ta neid nimetas, aga teeme need soojaks ja me ilmselt teeme siukse lõunase trenni ka, kui ta tuleb.
sest lihtsalt liiga libedad teed on, et õues joosta. Aga seniks ma toimetan siin edasi ja söön oma lõunat samal ajal ja nii tore, et mul on mingi hunnik töömehi siin selliseks lihtsalt. Nii me läheme teeme oma treenikese ära ja minul on täna kavas tempojooks ehk siis mitte midagi väga hullu, sest see võtab mingi 45 minutit. Et osad siuksed kiiremad lõigud, aga ma olen väga põnevil. Ma jutustan teiega kohe sellest jooksu teemast täpsemalt, kui ma olen tagasi, nii et vahepeal lihtsalt ei saa aru, kuhu see aeg nii kiiresti kaob. Aga me käisime trennis ära. Väga raske oli jälle seal lindi peal joosta, aga ma tegin päris kiired lõigud, nii et ma olin väga näost punane pärast. Et jah, siuke korralik andmine oli. Ja siis me käisime veel korraks linnas, tegin autos tööd, siis ma lõpetasin veel mingid tööasju ja ma ei tea, järsku oli kell 7 läbi ja ma mõtlesin, ma pole ikka veel süüa tegema hakanud. Nii et siis ma hakkasin kohe süüa tegema ja nüüd on kõht täis. Tegin mingit siukest bowli, kuna Marko oli tatart keetnud eile, siis lihtsalt praadisime hakkliha, panime tatraga segamini ja siis tegin bataati kõrvale ja tomatikkurk ja sibulat ja siis kreeka jogurtis tegin veel mingi kastme peale, nii et väga siuke feeling oli see õhtusöök. Ja nüüd on selles mõttes hea olla, sest mul oli vahepeal kõht nii tühi. Aga ma ei jõudnud sellest jooksmisest rääkida enne. Ja kuna homme ma lähen Jõgevale, ma ei tea, mõtlesin ma ikkagi natuke jutustan praegu ja eks vaatab, millal see video üles ei jõua. Ma tean, et ma olen jooksmisest rääkinud ja ka sellest, et ma lähen kevadel uuesti jooksma vist võistlusele, aga ma ei tea, kas ma olen täpselt teile rääkinud, kuhu ja mis toimub. Nii et nüüd ma ütlen siis selle välja, et 17. mai ma lähen Riia poolmaratonile, mis on mega põnev. Nagu selles mõttes äge on minna Eestist välja, isegi kui see on lihtsalt Riiga, et kuskil mujal joosta ja mulle meeldib, et see on siuke kevadine jooks ja ma olen väga põnevil ja endiselt jätkan siis Mari-Liisiga treenimist. Mul on uus kava selleks poolmaratoni nagu treeningperioodiks, mis algabki juba esmaspäeval, ehk siis väga crazy on olla nagu teist korda sellel teekonnal, aga ma olen väga põnevil ja me teeme Mari-Liisiga ühe väikse Q&A ka, kuna ikkagi me oleme päris kaua nüüd koos treeninud ja nüüd siis tuleb teine poolmaraton ja me jookseme seda koos, sest ta tuleb ka poolmaratoni distantsi seekord jooksma ja jah, teeme siukese väikse küsimuste vooru, alla jätta kommentaari. Aga jah, väga põnev. Ma nagu sellest just tunnen, et ma olen nii valmis selleks nagu treeningblokiks, kuna ma olen ikkagi terve see talv ju ka järjepidevalt jooksnud ja trennis käinud, et see ei ole nagu selline hirmus uus asi. Aga jah, me jõuame sellest kõigest täpsemalt rääkida. Ma ei taha praegu liiga pikalt jutustada sellel teemal, aga lihtsalt mõtlesin, et ma ütlen selle välja ja kindlasti saame väga palju veel rääkida sellel teemal ja ma nagu tahtsin teiega endale juba uusi jooksutosse ka ära osta ja lihtsalt nii nõme, et need olid nii kaua olemas selles stokis ja just siis, kui ma olen otsustanud, et jah, need on need, millega ma hakkan treenima sellel kevadel, siis muidugi need on
välja müüdud, nii et ma isegi ei tea, mis ma siis teen, et peaks nagu valmistama selleks, sest praeguste tossudega ma olen jooksnud terve see talv ja nagu jah, kui sa ikkagi nii palju jooksed, siis asjad kuluvad ja saavad läbi. Aga praegu ma lähen käin varsti pesus ära ja siis lihtsalt puhkan, võtan väga rahulikult seda reede õhtut ja vaatame mingit sarja ja lihtsalt olema, et homme saab siis jälle asjad pakkida ja väikse teekonna ette võtta Jõgevale, aga ma kunagi nagu ei filmi selliseid perekondlikke asju eriti, sest ma ei tea, ma ei taha nagu kellelegi seda kaamerat nagu ette panna ja lihtsalt kuna neid perekondlikke üritusi on pigem suht harva, siis ma nagu hoian need endale ja jah. Aga näeme teiega mingi hetk jälle. Tere hommikust, jätkame seda vlogi pühapäeval. Meil oli eile ülitore käik isa juurde. Tähistasime siis tema sünnipäeva ja tema abikaasa sünnipäeva, kuna neil on täiesti paar päeva vahet teinud. Ja see oli nii tore, et päris suur seltskond oli seal koos ja saime jutustada ja mängisime seal seda 15 küsimust lauamängu. Täiega tore oli ja tulime tegelikult eile täitsa õhtul veel koju, nii et ma jõudsin mingi 12 läbi koju, aga ma lihtsalt mõtlesin, et kuna täna mul on vaja joosta, mul on vaja filmida, siis tahaks nagu hommik. Et siis on hea, kui oma kodus saab ärgata ja kuidagi jõuab rohkem asju selle pühapäevaga ära teha. Nii et siin me oleme. Esimese asjana lähme täna kuskile vannitoa poodi, sest meil endiselt ei ole neid kraane. Ei, oota, mis see eesti keeles on? Valamusekistit välja valitud ja ma leidsin nii ilusad ühed Debenhamsi poest. Panen need siia ekraanile ka, need on nagu täpselt ideaalsed ja õiges mõõdus ja nad ei shipi Eestisse. Nii et ei tea, ma olen minu meelest kõik Eesti poed läbi vaadanud, aga äkki kuskil on koha peal mingi teine valik, nii et lähme vaatame, kuidas meil läheb. Käisime linnas ära ja väga sükene nukker missioon oli selles suhtes, et ma saime aru, et see, mida me tahame, on ikkagi väga-väga kallis asi ja sellist värvi seda vannitoa segistit saada on suht võimatu. Et see vannitoa pood, kus me käisime, seal olid need hinnad mingi 400-500 eurot ühe selle segisti kohta ja kuna meil on vaja kahte, siis nagu lihtsalt it doesn't make sense osta nii kalleid segisteid. Nii et me ei ole veel otsustanud, mis me teeme, et nagu üks variant on see, et me lähme lihtsalt ikkagi musta peale, sest dušisegisti on ka must ja ma ei tea. Aga jah, selles mõttes vaatame jooksvalt, mis me otsustame. Selles suhtes on nagu hea, et me ikkagi käisime ja saime selgitust sellele, et miks mitte üheski e-poes ja nagu tavapoodides ei leia siukseid asju, sest need ongi lihtsalt nii öelda nagu nii eksklusiivsed variandid, et nendel tarnijatel pole mõtet hoida laos seda varu, et alati saab nagu tellida spetsiaalselt, aga jah, me vist ikkagi ei taha seda. Nii et jah, ma leidsin küll sealt Debenhamsist, need olid 80 poundi oli üks, aga ma ei tea ja siis ma hakkan mõtlema, et äkki see viimistlus on nii halb, et see tuleb sealt kohe maha ja üldse peaks mingi kolmanda osapoole kaudu tellima ja ühesõnaga me ei saanud nagu asju selgemaks enda jaoks selles mõttes, et meil ei ole veel neid segisteid, aga vähemalt oleme targemad nüüd, sest see müüja seal rääkis päris palju infot, aga nüüd me oleme kodus, me sõime juba lõunat, tegin lihtsalt neid
Wishi mingid gyozasid, mis olid mega head, mulle meeldib nagu panna rohelist sibulat, sojakastet ja siis on siuke tore lõunasöök. Aga ma mõtlesin, et ma teen teile väikse Amazoni hauli, sest ma tellisin mõned koduasjad Amazonist ja eelkõige ma tahtsingi nende vannitoa kappide jaoks mingeid organiseerimisasju ja vaatame, mis siis kohale on tulnud, sellepärast et mul vist üks pakk peaks veel tulema, et kõik tulid täiesti erinevatel päevadel. Et vaatame, mis kohale on jõudnud. Selles suhtes on Amazon ikka täiesti amazing, et sa saad paari päevaga asjad kätte. Siin on siis üks asi, mis on selleks vannitoa sahtliks ja see põhimõtteliselt on lihtsalt nagu eraldaja, kuna need sahtlid ise on päris suured, siis ma ikkagi tahan, et seal oleks mingi süsteem, kuidas neid asju organiseerida, nii et ühed ma võtsin sellised lihtsalt nagu puidust divider, et selle suurust saad ise natuke muuta. Ja seda saan siis hiljem vaadata, kui kõik see vannitoa valama ja kõik on valmis, sest enne ma ei hakka sinna mingeid asju organiseerima, kuna need sahtlid on vaja vahepealt välja võtta. Aga jah, siis üks asi, mida ma nii kaua mõtlesin, et kas ma ostan või ei, ma ei ole nagu 100% kindel. Aga ma olen rääkinud ka, et mu köögi see tasapind ja see ei ole üldse kuidagi nagu ilus, seal ei ole nagu mingit stylingut. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks selle kokaraamatu panna nagu ilusti seisma. Ja siis selleks ma ostsin siukse raamatuhoidja ja lihtsalt see tundus nii mugav, et kui sa tahadki teha mingit retsepti sealt, siis sa saad selle õige koha lahti teha ja panna siis kokaraamatu siia peale ja minu meelest see on väga ilus. Sobib väga hästi selle tumepruuni plaadiga. Siis ma tellisin hunniku mingeid siukseid korvikesi, et kasutada seal, et siis sinna riiulitesse panna, mis seal WC-poti üleval on. See ka on teil hetkel täiesti tühi, aga ma tahaks kõik selle organiseerimise korraga nagu ette võtta. See tuleb siit välja ka. Ja noh, see ongi lihtsalt siuke, kuhu saad mingid tooted visata ja lihtsalt, et asjad oleks paremini organiseeritud. Ja siin on mul veel 2 tükki neid. Tegelikult ma arvasin, et on veits suuremad, aga ei ole hullu. Midagi saab siia kindlasti ikkagi panna. Siis on... Oh my god! See on vist üks kõige vajalikamaid asju. Sest meil on siin need kõige suuremad padjad ilma püürideta olnud juba sellest ajast saadik, kui ma viskasin need eelmised hallid minema ja mitte kuskil lihtsalt enam ei leidnud õiges mõõdus padjapüüre ja ma lihtsalt leidsin, et seal Amazonis on vähemalt üks mõõt on õige, et see pikkus vist oli õige, et ma lihtsalt loodan, et see mahub siia sisse ära. Et lihtsalt siuke tumepruun, täiesti tavaline puuvillane ümbris, aga lihtsalt, et ei oleks paljad, et annab mingit dimensiooni äkki siia voodi peale, et siis 2 padjapüüri. Ja siis, issand, see... Mulle meeldib, et ma kunagi ei mõõda asju üle ja siis ma olen mingi... Okei, ma arvasin, et see on nagu... Ma arvasin, et see on veid suurem. Aga jällegi siis organiseerimiseks vannitoa kappi. Siin on eri mõõdus need nii-öelda sahtlid või ma ei tea, kuidas nimetada. Aga põhimõtteliselt ma tahaks, et igal asjal oleks oma sahtel, et siia väiksesse saab panna mingid potsikummid, mingid, ma ei tea, pintslid eraldi, kõik mingid meigi asjad ja värgid. Et oleks siuke hästi organiseeritud kapp. Ma muidugi ei tea, kas see kõik sinna ära mahub, sest need kapid tuleb, vähemalt ülemist tuleb praegu väiksemaks teha. Et see kõik need torud ja sinna tegelikult õigesti ära mahuks. Aga noh, vaatame seda siis, kui see on tehtud. Ja siin all on siis nagu kõige suurem boks ka. Ja siin on kaasas ka 3 M-teipi, et sa saad selle sinna sahtli põhja külge kinni panna, mida ma arvan, et ma ei tee, aga
aga väga põnev, ma ootan juba, et saaks kõik need asjad ära sorteerida, sest hetkel endiselt on kõik mu asjad laiali. Ma nii-öelda ei kasuta seda vannitoa kappi veel, sellepärast et jah, see ei ole nagu 100% valmis. Aga siis ongi vist viimane asi ja tundub, et kõik asjad on ikkagi kohale jõudnud. Nii, ja siin on siis üks kunst oliivipuu. Oh my god, raske. Ma isegi teadnud, et siin on siuke kurv kaasas. Kõik mu voodi on mingit puru täis. Aga ma ostsin selle... Issand, kuidas see pudiseb. Ma ostsin selle puukese, et panna võib-olla sinna nurka. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma pean hakkama vaikselt nii-öelda neid dekoratsiooni asju kostma, sest mulle tundub, et lihtsalt mind muidu kogu aeg häirib, et ükski tuba ei ole valmis ja igal pool on mingid asjad puudu. Et muidu ma mõtlesin, et ma ei suuda neid väikseid asju osta enne, kui nagu suured asjad on paigas, aga siin magamistoas ongi, et tegelikult suurt mööblit siia ju rohkem ei tulegi, et ongi lamp on puudu ja siis on kõik need, ma ei tea, seina mingid pildid ja asjad. Et tegelikult võiks vähemalt selle magamistoa nii-öelda ära lõpetada. Ja mõtlesin, et sinna nurka võiks panna mingi taime, kus praegu meil muidugi mugavasti on kotid hoiul ja ma ei tea, kuhu ma need panen, aga vaatame, ma selle kokku panen. Ühesõnaga, seda peab veel väga palju sättima, aga õnneks ta on suht pikk ikkagi. Ja ma arvan, et selle poti ma kindlasti vahetan välja, et panen mingi ilusama siia ümber. Aga väga põnev, nagu taas avastasin Amazoni enda jaoks. Nii et vaatame, mida põnevat ma sealt leian. Mu käed on lihtsalt mingit tolmukihiga koos. Aga selline väike koduasjade hool siia jooksuteemade vahele. Ma filmin nüüd ruttu oma mingid videod ära ja siis lähengi jooksma ja oh my god. Täna on mu õnnepäev, sellepärast, et ma just enne olin telefonis ja nagu muidu ikka ajavad närvi, kui mingid need poodide mingid teated tulevad, aga see teade, seda ma ootasin, et Zalandosse tulid tagasi need jooksutossud, mida ma täiega tahtsin ja nagu just see värvikombinatsioon, mida mitte kuskil mujal ei ole ka, isegi Adidase oma kodulehel sükest värvikombinatsiooni ma ei näinud. Nii et I am very excited, ma tellisin need tossud ära ja nendest saavad minu poolmaratoni treening tossud ja oh my god, ma olen väga excited. No nii on aeg ennast jooksuks valmis panna ja selles suhtes ülitore, et nii kaua on veel valge. Ma ei tea isegi, mis kell on praegu. 16:13 ja õues on... Kuigi on siuke väga pilvine ilm, siis ikkagi ma tean, et ma saan suht valges oma jooksu ära teha. Ja üldiselt nagu nüüd, kui hakkab uuesti pool maratoni treeningblokk, siis ma ilmselt ikkagi proovin hakata rohkem hommikuti käima, mida ma ennem ka tegin, aga kuidagi viimased nädalavahetused on pigem niimoodi peale lõunat jäänud see aeg või enne õhtut. Et jah. Siis tõmbab nagu rutiini tagasi paika. Aga ma sain vähemalt praegu oma videokesed tehtud ja need ongi viimased toimetused enne kui on pime. Ja nüüd, kui mul on need tossud ostetud, siis mu järgmine missioon on kell, mis on mul ka välja valitud, aga ma ei ole lihtsalt seda ära ostnud ja peaks seda nüüd ka tegema nii-öelda varase siis sünnipäevakingina endale. Et jah, see aasta ma olen nagu tõsisem jooksja siis, aga ma panen ennast valmis, söön vist mingi, ma ei tea, mingi batooni või midagi, et mul ikka energiat oleks, sest nüüd on juba lõunast nagu piisavalt kaua aega möödas ja ma tean, et mul läheb kohe varsti kõht tühjaks. Aga me käisime täna seal FitShopi poes ka ja ma otsustasin, et ma proovin täna sellist kummikommi versiooni energiabatoonist. Ma ei kujuta üldse ette, kas
mulle meeldib, mulle see vahepealne sihuke hästi keeljas ja paks, see nagu ei meeldinud, aga võib-olla see oli maitse pärast. Need on siis jah, siuksed nagu suht kõvad tunduvad, et sa nagu ikkagi saad neid närida. Nii et väga põnev, siin on 23 grammi süsivesikuid ühes batoonis. Ja lihtsalt mõtlesin, et vaatan, need on nii head väiksed, et nagu üks asi, mis mulle üldse ei meeldi, et need keelid on tavaliselt nii suured ja siis kui sa ikkagi jooksed, ma ei tea, 2 tundi, siis on päris palju neid vaja ja siis on nagu veits tüütu. Nüüd siuksed väiksed oleks ülimugav alternatiiv, aga vaatame, kuidas mul nendega läheb. Ma panen varsti riidesse ja siis lähme jookseme täna vist 10 kilomeetrit. Tuleb vist üks sellistest jooksudest, et tuleb lihtsalt cancelduda. Ei ole mitte kuskil joosta lihtsalt. Nagu see asfalttee, mis siia terviserajani viis, oli jumala hea, süke ära sulanud. Märg küll, aga nagu väga okei tee. Siin terviserajal lihtsalt ei saa joosta veel. Ja eelmine nädal ma läksin nagu mööda seda linna jooksma, aga see oli nii vastik, sellepärast et jällegi üldse ma ei tea neid tänavaid ja nagu mis teed on, mis seisus ja lihtsalt väga-väga ebamugav, eriti nagu praegu ka, kui lihtsalt ei tea, mis seisus need teed on. Nii et ma ei tea, ma lihtsalt lähen mingit radaga, ma arvan, et 10 kiltisid küll täis ei tule. Aga ma saan teha, mis teed siin on. Siin lihtsalt mingi lega. Aga ikkagi ma mõtlesin, et proovin selle keeli ära. Ma arvan, et ma rohkem võtta ka, sest ei tule täna sellist jooksu nagu plaanis oli. Eks palju peab närima, aga mulle väga meeldib see maitse ja lihtsalt see, et see on nii väike. See on nii hea tassuda. Nii et ma saan selle ära. Lõpsime edasi. Jooksmas on käidud. Ma kuidagi suutsin isegi 8,5 kilomeetrit joosta, ma lihtsalt vahepeal tegin edasi-tagasi mingeid lõike, aga ikkagi see jooks ei läinud üldse nii, nagu ma tahtsin, sest kõik mu sammu tihedus oli pekkis ja pace ka, sellepärast, et ma vahepeal nagu seisin ja ühesõnaga ei läinud nii, nagu ma tahtsin, aga ma ikkagi sain selles suhtes mingi hetk vähemalt rütmi kätte, et ma sain kiiremini joosta ja nagu nina kaudu ikkagi hingata, ehk siis see oli siuke easy, nagu peakski olema. Nii et vähemalt sai tehtud, meil käib mingi hull ehitus siin akna taga ja tulin tuppa, Marko oli meile juba lõunasöögi homseks kaasa teinud, nii et mina nüüd siin toimetan õhtusöögi kallal, mis on ka kohe valmis ja ma panin selle kukaraamatu juba siia ära. See ei ole see retsept, mida me täna teeme, aga väga inspireeriv, sest kui see raamat on niimoodi lahti, siis nagu tekib tahtmine siit midagi ikkagi kokata. Ma ei ole seda siiamaani veel teinud, aga jah, ma tahan veel panna siia mingeid asju juurde, et see näeks siuke terviklik välja. Aga õhtusöök, mis meil siis siin valmimas on ära praetud kanafilee ja peale panime Santa Maria barbecue kastet ja lihtsalt siis süsivesikuna on meil pasta ja siuke laheda kujuga pasta ja lihtsalt keedame ära, paneme lahjat juustu ja natukene toorjuustu ja siis ongi selline väga lihtne toit. Et jah, ma kuidagi väga vist ei näita siin vlogides seda, kuidas ma päriselt kokkan, mul on siuke tunne, sest minu meelest me teeme nii lihtsaid ja nagu selles mõttes igavaid toite, et siin ei ole mitte midagi põnevat. Me lihtsalt üritame nagu tervislikke asju teha, aga samas mitte midagi liiga keerulist. Et jah, pigem on meil väga lihtsad toidud ja teeme nii hästi, kui oskame. Ja jah, nii hästi, kui oskame, siis üritamegi hoida võimalikult tervislikuna neid asju ja eks kindlasti kõik ei ole mingi 100% by the book.
aga ma varsti käin ise ka pesus ära, siis sööme õhtusööki ja ma tahan veel panna mingi puhta pesu ära ja toimetada sihukeste pühapäeva asjadega. Nii et vaatame, mis ma ja kui palju ma üldse täna veel vlogi. Mõnus nädalavahetus ja kuidagi minu meelest alati on see, et kui sa kuskil nädalavahetusel oled, siis mingis mõttes tundub see nädalavahetus pikem, sest sa oled nagu mitmes erinevas kohas. See on täpselt see, kui sa käiksid nädalavahetusel reisil, siis see 2 päeva tundub palju pikem kui see, kui sa oled lihtsalt kodus need 2 päeva. Et jah, selles mõttes tore, et sai oma isa sünnipäevaga tähistatud. Ja täna on 1. märts, kevadkuu, järgmine kuu on sünnipäev. Üldse kevad on nii põnev aeg ja mul on väga hea meel, et see kuu on käes. Ja sellise positiivse noodiga jätan teid praegu siia. Nüüd sööd korraga kõik kausid tühjaks või? Et äkki jälle homme ei saa süüa? On nii või? Esmaspäevane tööpäev on ka läbi. Ma teadsin, et ma eile pühapäeva õhtul enam ei jaksa midagi vlogida ja nii ka läks. Ma lihtsalt olin nii väsinud kuidagi ja siis jah, kass ajas täna hommikul ka nii vara ülesse. Ma ei tea, tal on vaja lihtsalt ülikõvasti tulla nurma täpselt kõrva äärde ja lihtsalt see on väga-väga nunnu. Aga kui kell on 5 hommikul ja sul on äratus 1,5 tunni pärast, siis see on ka natuke siuke, et kas sa pead? Aga täna oli üldse kassil väga tähtis päev, ta käis hambakivi eemaldamas, ehk siis kassidel on see selline protseduur, et ta pannakse magama selleks ajaks ja väga scary minu meelest. Aga õnneks kõik läks hästi ja nad võtsid ka vereanalüüsi lihtsalt, et nagu tervist kontrollida ja kõik oli nagu korras ja ainuke asi, mida ma ei mäleta, kas ma olen maininud siin vlogis, et ta nüüd läks meil dieedile, sest ta on natukene ponsjakas. Nii et jah, see on nagu see asi, millega me edasi tegelema, aga ikkagi ta õnneks, tal ei ole üldse vahet, mis krõbinaid ta sööb neid dieetkrõbinaid ka hea meelega. Ja täna, kuna ta oli ikkagi päris tükk aega mingi üle 12 tunni söömata ja täna ka terve päev, ehk siis ma arvan 20 tundi kokku oli söömata, siis tal oli väga hea meel neid dieetkrõbinaid süüa, kui ta ka jõudis. Aga jah, tore, et see asi sai tehtud ja tal oli ju 5 aasta sünnipäev siin mõned päevad tagasi ja tähtis päev, et sai juba 5-aastaseks nagu väga crazy, et selles suhtes naljakas on see, et kui sa harjud nii ära oma lemmikloomaga, et sa isegi ei mõtle tihti, et kui vana ta on või nagu jah, ma ei tea, nii harjunud, et ta on meil siin kodus ja tal on nagu enamus kõik hästi ja päris pikalt polnud üldse käinud arsti juures. Selline esmaspäev siis, et sai kassi protseduuridel käia ja naljaks, et enne mind oli üks naine, kes tuli ka kassile järgi, kellel hambakivi eemaldati ja siis pärast mind vist oli ka keegi, kes tuli kassile järgi. Nii et esmaspäev oli kasside hambad korda päev ja meil on väga hea meel selle üle. Täna on meil käes teisipäev. Ma tulin just oma esimesest poolmaratoni ploki treeningust. Või treenist, ma ei tea, treening on imelik sõna, aga eilsega siis algas jah see poolmaratoni treeningplokk ja täna oli esimene päev, eile oli puhkepäev, kuna pühapäev täna see pikk jooks ja täna mul oli siis sprindid ja ma nagu nii optimistlikult läksin jälle sinna terviserajale. Muiduks oli täiesti jääs ja üldse mitte selline koht, kus sa tahaksid mingit märketõuse teha. Aga ma ikkagi mõtlesin, et ma proovin ja ma sain nagu tehtud need. Et jah,
jalg käis natuke rohkem ringi all, et selles suhtes ma ei saanud ikka makstempot teha. Aga ma sain mingi tunde vähemalt kätte ja see ikkagi ei jäänud päris tegemata, siis ma mõtlesin, et ega mul kuskil paremaid teeolusid vist ei ole selles mõttes võtta, et kuskile mujale mingi mäe juurde sõita või midagi. Et jah, loodame, et nüüd ikkagi lumi võtab kokku ennast ja sulab ära, sest nüüd oleks nagu väga vaja kasutada neid terviseradasid ka. Aga jah, ikkagi tore alguspäevale, sest ma ärkasin täna sihukese unega, et ma olin lihtsalt nii pahur ja lihtsalt väga suur uni oli. Aga mulle meeldivad need hommikud, kus enne tööd sa lähed ja teed oma trenni ära ja lihtsalt see värskes õues olemine ja see, et ma läksin mingi 7:15 kodust ära ja õues oli täiesti valge juba, nii et ma sain oma trenni teha põhimõtteliselt täiesti, et ma sain oma hommikuse trenni juba täiesti valges ära teha, mis on nagu crazy. Juba oleme siinmaal, et saab hommikuti valges jooksmas käia ja see on nii äge. Nii et väga positiivne algus siiski sellele päevale. Ja kuna mul on endiselt see Apple Watch, siis ma ei tea täpselt, kuidas sellega nagu saaks. Ma tean, et seal saab neid splitte teha ja ma midagi nagu üritasin, aga see ei ole ikkagi kõige parem nagu option, sellepärast et ma ei tea, ta ei ole nagu nii täpne ja sa ei saa sinna ise sisse panna nagu ette juba neid trenne. Ehk siis jah, ma ikkagi väga mõtlen selle kella peale ja ma olen suht kindel, et ma varsti telin selle ära. Ma lihtsalt natuke pean veel mõtlema ja mitte just nagu õigustama seda osta, sest see ost ongi väga õigustatud. Mul on mingi Marko vana Apple Watch, mis on mulle tegelikult suur, et nagu mul oleks vaja oma käekella. Aga jah, äkki tuleb mingi hea diil kuskilt. Igatahes nüüd on päeva algus tehtud, ma teen siin ennast korda, hakkame varsti jääma teist hommikusööki sööma ja siis ongi üks ilus teisipäev alanud. No nii, me oleme õhtusse jõudnud pärast sellist täiesti tavalist tööpäeva ja ma ei tea, ma mõtlesin, ma lihtsalt lõpetan selle vlogi ära, sest ma ilmselt täna mitte midagi huvitavat ei tee. Ja mul on lihtsalt praegu pea tühi ja ma tunnen, et mul oleks aeg seda vlogi lihtsalt hakata kokku panema, et ma saaks ise aru, mis siin vlogis toimub. Aga läheb põnevaks siis kogu selle jooksu teemaga, mitte et ma olen terve talv jooksnud ikkagi 3 korda nädalas ja siis käinud jõutrennis korra nädalas, ehk siis, või tähendab 2 korda nädalas, ehk siis suuresti midagi ei muutu, lihtsalt esmaspäeval seda hüppetrenni me enam ei tee. Ja siis selle asemel neljapäev, mis muidu oli puhkepäev, on mul nüüd ka jooksupäev. Et selles suhtes jah, ikkagi jätkame 5 korda nädalas treenimist ja lihtsalt ma ootan täiega seda, et läheks natuke veel soojemaks ja saaks nagu niimoodi mõnusalt õues joosta. Et seda ma täiega ootan ja eks ole näha, kuidas 12 nädalat läheb. Crazy mõelda, aga ma tunnen, et see kevadine poolmaraton tundub nagu palju mõnusam isegi kui see sügisene. Ma ei tea miks, sest kuidagi kevad on üldse üks mu lemmikuid aegu ja see, et sul on midagi põnevat oodata, midagi põneva jaoks ette valmistada, see on alati tore. Aga aitäh, et sa vaatasid seda vlogi ja järgmine video ilmselt ongi siis jooksuteemaline Q&A. Ja siis pärast seda jätkame tavaliste vlogidega.